aasta kokkuvõte. Asi, mida ma tegin 2020. aastal esimest korda. Ühed minu lemmikfilmid, mis ma see aasta avastasin. Aasta tegu! Aasta kurvimehed, see kui ma astusin enda mugavustsoonist välja. Põhimõtteliselt see nagu benji hüpe. Aasta koostöö, kui ma täitsin enda pikaajalise lapsepõlve unistuse. Hei, siin on Viki ning imeilusat uut aastat. Ma ütlen ausalt, ma ei plaaninud algselt seda videot teha, kuid ma uurisin Instagrami stories, et mida te jaanuaris näha tahate ja väga populaarne request oli aasta kokkuvõte. Et ma tegelikult ühe kokkuvõtte juba Instagrami stories tegin, kuid ma otsustasin, et filmime siis selle video näol ka, sest eelmine aasta ma tegin podcastis mega põnevate kategooriate kaupa kokkuvõtte ning kuna praegu podcast on pausil, siis ma mõtlesin, et ma teen nende samade kategooriatega siia hoopis teile video ja selleks, et anda natuke ettekujutust, mis kategooriad on, siis mul on näiteks aasta inimene, aasta sündmus, aasta elamus ja nii edasi. Seega ma arvan, et tuleb väga põnev ja siin on kindlasti uusi asju, mida te minu Instagrami stories ei näinud, pluss ma seletan teile natuke kõike juurde ka, saate põhjalikuma ülevaate ehk kui teid huvitab see, siis kindlasti vaadake edasi. Ja ma panin kõik need kategooriad kui video kirjeldused, kui tahate enda aasta kokkuvõtet teha, siis leiate sealt need kategooriad. Ning hakkan pihta! Esimene kategooria on siis 2020 aasta inimene, kelleks on Anto! Kes on praegu seal kaamera taga ka minu väga armsa kütiga Andresega. Tore, et mind aitad, ma üksi küll ei viitsi. Ärge pange tähele Antot seal taga, kes on minu karantiinivideote uus taust. Anto aitab mul seda filmida. Kas te tahate, et me teeksime veel 24 tunni challenge'id? Ja rohkem ei tee. Lööme kokku! Cheers! Sellepärast, et tähendab, kes ei tea, siis minu kallis kaaslane, mees. Ning miks ma tema valisin on sellepärast, et ta viimase aasta jooksul mulle kõige rohkem toeks olnud kogu selle karantiini ja ka töö poole pealt mind nii palju aidanud kõike filmida, pildistada, brainstormida, mind pushida, kui ma tahan alla anda ja üleüldse toeks olnud, et kui mul on väga palju tööd, siis käinud mulle süüa ostmas või mingi asju pesnud, mis iganes, et igat pidi on nagu 24/7 olemas olnud, seega suur aitäh! Aasta uustulnuk oli minu jaoks kevad, kellega ma siis kohtusin suve lõpus ühel Nike'i workshopil ning me olime üllataval kombel väga sarnased, mis on nii äge, et varem ma olingi teda ainult sotsiaalmeedias näinud, see oli esimene kord, kui ma temaga päris elus kohtusin ja meil oli selline kohene klapp. Ma sain tema elu kohta nii palju rohkem teada, ta on lihtsalt mega inspireeriv ja tegus inimene, kes annab mulle ka motivatsiooni ja ma arvan, et see on üliäge sõprus, mis sai sel aastal alguse. Aasta tegu oli minu jaoks ülikoolidesse kandideerimine, sest ma olin sellest mõelnud juba mingi 1,5 aastat ja nüüd ma lõpuks ometi võtsin selle ette. Muidugi ma jätsin selle täiesti viimasele minutile ja ma tegin oma elu esimese all-nighteri, et ma olin hommikul kella 9 üleval, ilma et ma oleksin tarbinud viimase 24 tunni jooksul mingit kofeiini, energiajooke, nagu mitte midagi, lihtsalt adrenaliinist ma panin järjest nagu 24 tundi järjest, see oli mega haige, väsitav, stressirohke kogemus ning kahjuks ma ei saa isegi öelda, et see protsess oleks ühel pool, sest ma sain nendesse ülikoolidesse kandideeritud, millel olid siis kõige varasemad tähtajad detsembri alguses, aga mul on veel koole, mille tähtajad on hilisemad või kuhu saab aasta läbi kandideerida, mida ma nüüd ka jaanuari-veebruari jooksul tahan ära teha, seega mul on nagu pool protsessis tehtud, aga pool on tegelikult veel ees. Ja ma olen tegelikult DM-idesse saanud veel küsimusi selle ülikooli protsessi kohta, et ma räägiks sellest põhjalikumalt, aga ma ei taha praegu liiga põhjalikult sinna süveneda, sest ma ei ole veel kuhugi sisse saanud, see ei ole veel kindel, et ma üldse kuhugi lähen, ehk mul ei ole veel liiga palju mingit infot anda, et kui päriselt asjad hakkavad juhtuma, minu elus midagi muutub, siis ma muidugi räägin teile kõigest detailselt. Asi, mida ma tegin 2020. aastal esimest korda, oli Zoomi vahendusel sünnipäeva pidamine, ehk karantiini ajal mu polnud kunagi varem interneti vahendusel
vahendusel enda sünnipäeva pidanud, aga kuna ma olin nii sihikindel, et ma ei jäta oma sünnipäeva vahele, ma tahan seda tähistada koos oma lähedaste ja sõpradega, siis ma olin loov ja ma vlogisin ka kogu seda päeva, ehk kes ei ole veel näinud seda vlogi, kindlasti minge tšekake, see oli väga emotsionaalne teekond, ütleme nii. Aastareis oli minu jaoks Leedu, mis võib-olla on üllatav, sest ma käisin ka Balil, Uus-Meremaal, Rootsis, aga ma valisin just Leedu, sest ma ei olnud seal varem käinud ning see üllatas mind lihtsalt nii palju, et ma arvasin, et ta väga-väga sarnane Eestile, sest ta on nii lähedal meile. Leedu turism tegelikult kutsuski mind sinna, see oli kõik nende poolt väga põhjalikult planeeritud, kõik majutused ja programm ning kõik asjad, mis me jõudsime selle ühe nädalavahetuse jooksul kogeda, kuidagi andsid mulle nii palju ja see oli kindlasti üks meeldejäävamaid reise minu elus ja üks kõige ägedamaid asju, mis mulle meeldis, oli Kaunase linn, mis on siis tuntud tänavakunsti poolest ja ma pole kuskil näinud nii palju ja nii ilusat tänavakunsti ja iga selle teose taga oli ka mingi lugu ja kõige selle kohta kuulda ning näha oli lihtsalt fantastiline. Aasta film või sari? Selle kategooriaga oli mul natuke raskusi, sest ma vaatasin väga-väga palju Netflixi selle karantiini ajal, mis tähendab, et mul oli väga palju häid valikut, mille seast valida ja ma valisin välja 2 filmi ja 2 sarja, ma ei saa vähemaga leppida. Seega ühed minu lemmikfilmid, mis ma see aasta avastasin, mida ma esimest korda nägin, ma ei tea, kuidas ma nii hiljaks jäin, olid siis The Notebook ja Love Actually, mis on täielikult klassikud, aga ma lihtsalt ei olnud nendeni jõudnud ja kui ma neid nägin, ma olin obsessed. Need olid nii head, väga emotsionaalsed, sai nutta, sai naerda, need tungisid minu südamesse, nüüd ma olen valmis iga kell neid uuesti vaatama. Ja sarjadest, mis ma avastasin sel aastal ja ka jõudsid minu kõige top lemmikute sarjade hulka, olid siis Big Bang Theory, mis on nii südantsoojendav, naljakas, tõstab alati tuju ja teine on How to Get Away with Murder, mida ma tegelikult praegu veel vaatan, ma olen 5. hooaja juures. See on täielik vastand eelmisele, see on põnevik, krimi, thriller, see on ülikaasaharav ja ma ei suuda lõpetada selle vaatamist. 2020. aasta uhkeim hetk oli minu jaoks see, kui ma astusin enda mugavustsoonist välja ning esimest korda võtsin ise brändiga ühendust, milleks oli siis Nike. Ma pöördusin nende poole selleks, et arutada koostöövõimalusi ja mis sellest siis lõpuks välja tuli, oli see, et minust sai Nike ambassador. See on jällselt üks kõige ägedamast asjadest, mis minuga kunagi juhtunud on ja sel hetkel ma tõesti tundsin ennast väga-väga uhkena, et ma julgesin ise küsima minna ning tänu sellele ma olen ka nii paljude ägedate uute inimestega kohtunud nende workshopil, mida kahjuks toimuski see aasta ainult 1 kord, sest et karantiin, piirangud, lockdownid, värgid, särgid, aga ma olen lihtsalt nii elevil, sest ma tõesti väga armastan seda brändi, ise kannan väga-väga palju nende tooteid ja lihtsalt ma ikka veel ei suuda uskuda, et see on päris nii äge. Aasta rõõmsaim hetk oli siis, kui ma täitsin enda pikaajalise lapsepõlve unistuse, milleks oli roosad juuksed. See oli minul pooleaastane teekond, ma läbisin väga palju erinevaid toone, see algas siis Rose Goldist, siis tuli karantiin, kus ma tegin ise juuksemaski, aga see oli toonitud, ehk ta läks päris siukseks erksaks, punakas lillaks, siis ma sain tagasi juuksurisse, kus ma läksin üle pea siukseks erklillakaks roosaks, siis see hakkas vaikselt kuluma, läks pasteelseks roosaks, ehk nii palju erinevaid värve, nii palju ägedaid soenguid, stiile. See oli ikka väga tuus iga hommik üles ärgata ja vaadata, et sul on roosad juuksed peas. Ja kõik oli muidugi tänu Karolinile, et ma üldse leidsin inimese, keda ma usaldan ja kes tegeleb ekstra värvimistega ja kes teostab neid nii kvaliteetselt. Aasta kurvim hetk oli minu jaoks karantiiniperiood, kui ma jäin siis 3 kuuks lukku taha koos oma mehega ühte tuppa. Nagu esiteks see, et kogu pere on 24/7 kodus, te olete neljakesi.
siin nende samade seinte vahel, aga lisaks sellele võeti minult ka minu oma tuba. Ma pole harjunud oma tuba mitte kellegagi jagama, nii et nagu 24/7, et sa kordagi ei saa minna kuhugi ja olla üksi. See oli vaimselt ikka päris raske ja stressirohke. Ma tean, et see ei ole kõige hullem, inimestel läks väga-väga palju halvemini, raskemini, et ma õnneks ei ole kedagi lähedastest kaotanud selle aasta jooksul. See ei olnud kindlasti kõige hullem, aga lihtsalt kui ma peaks valima ühe raskema perioodi või mingid kurvemad hetked, siis ma arvan, et olid karantiini ajal, kui mul vaimselt ikka päris ära kammis siin 4 seina vahel. 2020 ebaõnnestumine heas mõttes ehk asi, mida ma proovisin, see ei töötanud, aga siiski viis mind edasi, oli minu seljaravi algus. Ma olen nii tänulik, et ma alustasin sellega see aasta, et ma võtsin selle teekonna endale üldse ette, kuid selleks, et ma jõuaksin selle õige asjani või õige lahenduseni, mis minu jaoks töötab, ma pidin erinevaid variante proovima, milleks oli siis riiklik füsioteraapia ja kiropraktika ning ma ei saa öelda, et need ei teinud mitte midagi, sest et keha on nii keeruline asi. Ma ikkagi tundsin mingeid muutusi, ma ei tea, kui palju mingi asi mind täpselt mõjutas, sest ma käisin jätkuvalt edasi ka pilates, ma alustasin massaažidega, ehk mul oli nii palju muutusi korraga, ehk ma ei tea, mis täpselt neist kõige rohkem aitas. Ma lihtsalt tundsin, et ma ei saanud võib-olla piisavalt tulemust nende asjadega, seega nüüd sügisel ma siis läksingi React füsioteraapiasse, millest ma olen Instagramis ja ka eelnevates videotes juba rääkinud ning seal ma olen näinud kõige suuremat arengut kõige kiirema aja jooksul. Seega oligi nii, et need esimesed ei töötanud, aga need siiski viisid mind edasi, et ma lõpuks jõudsin selle õige asjani, et ma ei andnud alla ning olen endiselt paranemisteel. Aasta üritus oli Eesti muusika auhinnad, kus mul oli au esimest korda käia. Käisime siis koos Anduga. Meil väga-väga vedas, et me saime VIP-lauad ning meie laud asus reaalselt lava kõige ees. Seega me nägime kõiki esinejaid ja asju üli lähedalt. Meil oli võimalik snäkke nautida, saime seal pildistada. See kogemus oli ka minu jaoks väga meeldejääv ja kogu see show oli väga läbimõeldud, huvitav, mega lahedad artistid. Tõesti, see oli, ma arvan, üks mu aasta kõige toredamaid õhtuid ja see oli enne seda, kui kõik kinni pandi, ehk see oli ka üks väheseid üritusi, kus ma see aasta üldse käisin. Ma jäin väga-väga rahule. 2020 elamus kategoorias ma tahaksin taas kord välja tuua 2 asja. Number 1 oli siis kohe aasta alguses jaanuaris Uus-Meremaal, kui mu isa veendis mind temaga kaasa minema ja tegema canyon swingi ehk siis canyoni kiikumine põhimõtteliselt, kus sa siis kõigepealt kukud või vaba langemine 60 meetrit ja siis edasi 200 meetrit sa kiigud ehk põhimõtteliselt see nagu benji hüpe ja siis sa lõpus veel nagu teed suure kiikumise. See oli väga-väga hirmus. Sinna minnes sul on kõik okei, aga see hetk, kui sa seisad selle ääre peal ja vaatad, kus sa pead alla minema, siis on hirmus küll, aga see selline adrenaliinilaks ja see hetk, kui ma juba lendan, siis on kõik nagu chill, siis ma lasen ennast vabaks, ma naudin seda seal, aga ise ma ei suutnud sealt küll alla hüpata, mind ikkagi lükati. Ja kui ma seda esimest korda ära tegin, siis vaatasin, et nii äge, teeme veel ühe korra. Ehk esimest korda ma tegin isaga koos ja teist korda ma tegin üksi ja muidugi ma vlogisin seda, seega kui tahate põhjalikumalt näha, saate seda vlogi ka järele vaadata. Ja teine elamus oli siis seal Leedu reisil, mis ma varasemalt välja tõin, et oli ka üks mu meeldejäävamaid reise sel aastal. Ja see üks elamus siis, mis seal nii äge oli, kui me käisime Vilniuses kuuma õhupalliga sõitmas hommikul, see oli vist mingi 5-6 paiku seal päiksetõusu ajal ja ma olen korra varem veel käinud kuuma õhupalliga ka Eestis sõitmas, aga seal Leedus see kogemus oli nii palju teistmoodi, sellepärast, et me läksime nii kõrgele, et me olime pilvede kohal, ehk see vaade, mida sa tavaliselt näed lennukis. Ma nägin seda seal väljas lihtsalt kuuma õhupalli sees olles, nii ma saan nagu käed sinna pilve sisse põhimõtteliselt panna. See oli kirjeldamatu kogemus kuidagi. Ilm oli ka nii mõnus. See giid oli mega tore ja tõesti üks ägedamaid kogemusi. Aasta koostöö. Selle kategooria juures ma vist mõtlesin kõige kauem, sellepärast et eelmine aasta oli minu jaoks tööalaselt kõige edukam siiani. Ma tegin rekordarv koostööid, suutsin enda sissetulekut 2-kordistada võrreldes 2019. aastaga ning mida ma lõpuks siia panin, oli siis selle järgi, et milline
see teema oli minu jaoks kõige südamelähedasem, milleks oli siis taaskasutus, sest kes mu vlogi kanalit jälgib, teab, et ma olen suur moesõber, mulle väga meeldib shopata. Tänase video sponsor on Bazaar. Sain just enda boksi valmis ja otsustasin teile nüüd teha väikse hooli. Ma käisin esimest korda Sarapuu kirbukas, Vintage Humanas, Paavli kaltsukas, mis ma Bazaari kirbukast leidsin. Nii palju asju. Nike React tossud, kõige lemmikum osa, mu lemmik! See on üks mu kõige lemmikumaid asju, mis ma sealt üldse sain. Ning viimase aasta jooksul ma olen väga palju energiat pannud, et rohkem tarbida taaskasutatult riideid, et ma olen alati käinud kaltsukates, kuid ma üritan kogust suurendada, et minu kapis see protsent asju, mis oleks taaskasutatud kogu aeg suureneks. Ja ma nägin ka palju vaeva, et seda sõnumit enda jälgijatele levitada, et taaskasutus on mega trendikas, sealt leiab nii ägedaid asju, seega ma tegin 2 vabatahtlikku kampaaniat, kus ma panin kokku taaskasutatud outfitid ja mu pikaajaline koostööpartner selles valdkonnas oli Bazaar, kuhu ma siis aasta alguses saingi oma boksi teha, et Bazaari kirbukas asub Balti jaama teisel korrusel, samamoodi neil on äpp, et mina viisin siis koha peale oma riided, terve aasta olen müünud väga-väga edukalt, samamoodi leidnud sealt väga palju uusi ägedaid meid enda kappi, et selline vahetus kogu aeg seal käib ja et nendega ma tegin ka päris mitmeid kampaaniad ja et meil on samad väärtused, seega ma arvan, et see oli minu lemmikumaid koostööd kindlasti viimase aasta jooksul. 2020 projekt oli minu jaoks Delfi saade, mille nimi oli Loon ise oma elu, mida nad siis veebis kandsid üle. See projekt toimus novembris, ma väga palju seda ei kajastanud, sest see tuli nii viimasel minutil. See päev oli ka nii kiire, mul oli reaalselt ainukas vaba hetk mingi 8 tunni jooksul oli 15 minutit lõunapausi. Seega ma ei jõudnud isegi Instagrami stories eriti midagi rääkida, aga põhimõtteliselt mind kutsuti siis sinna saatejuhiks, aga trikk oli selles, et see oli otseülekanne 2 tundi järjest ja ma polnud kunagi varem teinud otseülekannet saatejuhina. Seega me loodame tänase saatega teile natuke inspiratsiooni pisikut sisse saada. Ja head vaatajad, võtke hetk ning jagage seda linki ka oma tuttavatele. Seega see oli minu jaoks uus kogemus, natuke mugavustsoonist väljas, sest mul oli ka mingi skript ees, et tavaliselt ma olen harjunud ise improviseerima või oma teksti rääkima vabalt, aga et ma pidin skriptist kinni hoidma, laivis seda kõike tegema, et see oli kergelt närvesööv, aga õnneks midagi suurt seal valesti ei läinud, et see oli väga positiivne kogemus, kõik läks hästi, inimesed rahule ja see oli ka väike eneseületus enda jaoks. Aasta avastus oli minu jaoks pliiats vesivärvid, mida ma natuke näidanud ka vlogides, et kuidas ma neid kasutanud olen, et mul on alati väga meeldinud vesivärvidega kunsti teha, aga see aasta, kui ma tuttaval nägin neid pliiats vesivärve ja ise järele katsetasin, ma armusin kohe, läksin otse poodi, ostsin endale ka ja miks nad mulle nii palju rohkem meeldivad kui tavalised vesivärvid on sellepärast, et ma saan kõigepealt pliiatsiga kogu põhja kõik valmis joonistada nii palju detailsemalt ja siis ma võtan pintsli, kastan märjaks ja lihtsalt käin kogu oma selle pliiatsiga joonistatud jooned asjad üle ja see värv lihtsalt sulandub ära ja muutub vesivärviks, mis tähendabki, et kõik need teosed on nii palju detailsemad, mis mulle väga-väga meeldib ja ma olen ikka päris hullu pannud nende pliiatsidega, et väga-väga palju sünnipäeva mingid õnnitluskaarte nendega teinud lähedastele selle aasta jooksul. 2020 üllatus. Valisin siia midagi, mille mina korraldasin, mis oli siis sügisel. Ma muidugi vlogisin kõike, mõned võib-olla juba on näinud, kui ma tegin Andule sünnipäeva kingiks siis sülearvuti, aga ma kinkisin selle 1,5 kuud varem, mis tähendas, et absoluutselt ei osanud seda oodata. Ma käisin elektroonikapoes shoppamas. Põhimõtteliselt ma ostsin talle siis MacBook Airi ja selline on minu lõpptulemus. Miks nii raske on? Ma ei tea. Ja see lihtsalt minu enda jaoks tähendas ka nii palju, et ma sain tema tulevikku investeerida, koolitööd kõike aidata, et see oli väga selline praktiline ja vajatud kink ja mul oli tore talle tagasi anda kõige selle abi eest, mis ta mulle pakkunud on. Aasta lemmik ost
seda kategooriat ma mõtlesin ka päris kaua, sest viimase aasta jooksul ma ei ostnud endale midagi suurt või eriti meeldejäävat, kui varasemalt ma olen investeerinud tehnikasse, kas ostnud mingi kaamera, arvuti, telefoni, midagi, siis see aasta ma ei ostnud midagi sellist ja siis mul tuli meelde, et ma soetasin sel aastal enda hõbedased prilliraamid, et varasemalt ma olin alati pigem kullakandja, aga viimastel aastatel ma olen hakanud rohkem ka hõbedaga katsetama, sest see kuld lihtsalt viskas mul üle ning siis ma hakkasingi paljusid enda asju välja vahetama hõbeda vastu, käekell, kõrvarõngad, kõik pisikesed asjad ja lõpuks ma jõudsin ka prilliraamideni. Tahan teile just megagat asja näidata, sest ma sain endale uued prillid! Ma nii pikalt tahtnud endale hõbedasi raame. Seega, here they are! Aga ma just tahtsin näidata, sest ma olen nii elevil, minu arust nad sobivad nii hästi ja ma olen mega rahul! Ma täiega armastan neid raame, sest need on nii mugavad, mulle hullult meeldib see kuju, see värv, kõik, ma kannan neid reaalselt 24/7. Praegu filmis ajaks võtan ära, sest mul on sinised klaasid, mis peegeldavad, aga ma arvan, te olete neid vlogides korduvalt näinud. 2020 uus harjumus on minu jaoks füsioteraapia, mis tähendab siis seda, et iga mingi paari nädala tagant ma käin koha peal enda füsioterapeudi juures, kes siis annab mulle uue kava ja järgmised paar nädalat ma teen neid harjutusi, mis ta mulle siis andis ning ma olen seda juba viimased pool aastat või isegi kauem teinud, kogu aeg on uued kavad, aga et ma igapäevaselt teen neid harjutusi, et mu keha läheks paremaks, et ma saaksin enda seljapõlved kõik asjad korda, mis mul vaja on, ehk ma arvan, see on selline kõige suurem harjumus, mis ma olen enda igapäeva ellu lisanud. Väike asi, mida ma olen nautinud viimase aasta jooksul väga palju, on meigi tegemine. Ma teen täna Rose Gold roosat silmameigi lukki minuga koos Michelle. No nüüd see on lihtsalt 2-ga. Ma teen hästi õrnalt ja hästi vähe. Äkki ma võtan täna selle pruunikama. Ja kõige rohkem toodet panen silmanurka. Ma nagu, kas sa saad aru, kui pikalt? Kasutan jälle seda NYX paleti kõige neonsamat tooni. See on siis lõpptulemus. Meil ongi siis siit seest aga kollane, läheb oranži peale üle, neonroosa. Ja ma olen isegi päris üllatunud. Minust on loomulik, aga siuke väike glam. Mul on see alati meeldinud, kuid nüüd, kus me ei käi eriti kuskil väljas, ei ole mingeid üritusi asju, et põhjuseid, et ennast valmis sätida nii palju vähem, siis kui mul tulebki mingi pildistamine või filmimine, ma võtan selle aja, ma naudin, ta mõjub minule justkui teraapiana, sest mulle väga meeldib kunsti teha, ta minu jaoks natuke sarnaneb selline nagu maalimine ja mulle meeldib katsetada erinevate toodete, värvide kõigega, ehk ma olen eriliselt nautinud seda selle aasta jooksul. Ja ma õppisin ära ka lineri tegemise, mille üle ma olen nii uhke, sest kes nägi karantiini ajal, siis ma täiega strugglesin sellega ja mu eesmärk oli see selgeks saada ning ma saan uhkusega öelda, et ma sain. Ja lõpetuseks kõige viimane kategooria, mille ma ise lisasin, sest ma nii väga tahtsin seda jagada, on siis aasta video, milleks ma valisin 24 tunni challenge, kus ma siis ühe ööpäeva jooksul pidin täitma ära oma suve bucket listi. Mul on telefoni kirja pandud 15 asja ja nagu te näete, siis kõik asjad on pakitud ning see tähendab seda, et me läheme kodust välja. See on lihtsalt mingi mega! Ja siis me tahame minna supiga sõitma ja loodetavasti näeme ka päikeseloojangut. Minul oli hetkel elu kõige parem telgis ööbimise kogemus. Sest oled vastu, pandamatu! Järgmine asi meie nimekirjas on helistada vanale sõbrale. Number, mille te helistate, ei ole hetkel kättesaadav. Ja miks ma selle video valisin on number 1, seda oli nii tore filmida, sest ma võtsin ennast kokku ja tegin kõik asjad ära, mida ma iga suvi tahan teha, aga tihtipeale jätab pooled asjad tegemata, aga kui sul on video, sul on see väljakutse, siis ma andsin endast kõik ja suutsingi reaalselt kõik asjad ära teha. Number 1 meeldiv suvi. Teiseks, see video tuli nii lahe välja, et ta on hullult tempokas, seal toimub nii palju asju, et mulle meeldib seda täiega tagant järele vaadata. Ja kolmandaks oli midagi, mida ma ei olnud varem teinud, et taaskord selline uus väljakutse minu jaoks, uus videoformaat ja mõtleks, et see oli ennast arendav. Ja ma arvan, et siin ongi hea koht, kus lõpetada. Andke mulle kommentaaridest teada, milline oli teie lemmikvideo, mida ma viimase aasta jooksul siis tegin. Ja samuti võite ka teistele kategooriatele vastata ning anda enda nendest tippe hetkedest, sündmustest, elamustest teada, oleks väga huvitav lugeda, mida te tegite.
ning ma lihtsalt plaanisin selles videos ka rääkida enda 2021. aasta eesmärkidest, aga kuna ta läks praegu päris pikale, siis ma jätan selle järgmise video jaoks, mille ma arvan, ma teen blogi, pistan sinna sisse. Ehk kui teid see huvitab, siis kindlasti subscribe'ige, et ei jääks sellest ilma ning on mida oodata. Visake kindlasti ka pöidlad püsti, kui teile meeldis see kokkuvõte ja tahaksite, et ma teeksin seda ka aasta pärast. Ja see ongi minu poolt tänaseks kõik. Soovin teile tegmuda rohket uut aastat ning näeme varsti. Tšauki!